Võistkonnad igatahes on valmis ja tulevad hümni saatel väljakule. Neli väravat andis 4 resultatiivset söötu ja tema siis saab täna ka selle eest karika ja nagu öeldud, siis tänase mängu peakohtunik Krista Tohver, keda andma seekord teiselt poolt. Vaatame, kuidas see pall nüüd tuleb. Vainu sekkub, lööb selle palli kastist välja. Aga seal tuleb milline kuul, tuleb Jakovlevilt 18 meetri pealt otse ristnurka. 1-0 Levadia läheb seda kohtumist 21. minutil juhtima. Larib Rauno Tutk selle palli, aga mitte väga edukalt. Jakovlev palliga. Jakovlev riputab ja Hundi peale seal mõeldud on ju, Hunt läheb löögile, aga teeb seal ka vea enne seda. Ja siin on 2-0. Värava autoriks ei keegi muu kui Rimo Hunt. Ei olnud siin Vapruse kaitseliinil midagi Rimo Hundi võimsuse vastu ja Rimo Hunt enda hooaja 9. tabamuse kirja saab. Kapsar. Ja Kando ja sealt tuuakse joone pealt see pall ära. Kandolt väga hea positsioneering ja ka löök. Vainu, vasakkaitses, number 18. Jaka Kanter, vaatame, siin on hea võimalus ja siin oi, Saars sai päris hästi läbi ja ei läinud see löök palju siin. Vihmoja. Ja nüüd on Saartsil võimalus minna. Saarts lööb ja lööb hästi! Kristen Saarts toob Pärnu mängu tagasi. 2-1 ja see värav läärib kindlasti nüüd kuu parimate vähemalt valimisele minemist ja Kristen Saartsilt vastab siin Jakovlevi iluväravale teise iluväravaga ja see kuul oli tõepoolest kaunis. Meestes nüüd küll kõvasti ja on siin värava rünnaku võimalus ja Peetson läheb löögile, Peetson lööb, aga lööb mööda natukene ja sellega usun, et see kohtumine on ka tehtud ja Levadia saab siit Pärnust siiski raske 2-1 võidu kätte. Andsid siin Pärnu Vaprad korraliku lahingu, aga täna jäi sellest natukene väheks. Ärge siiski kaugele minge, toome teieni ka.